Laupäeva perega alustab oma grillihooaega. Nimelt on külas mul maitsemeele lahutaja Erlis. Tervitused! Tervist! Nii, ühesõnaga, meie hakkame täna grillima. Tavaliselt on see, et naised oskavad sauna teha, mehed oskavad grillida, nii et hakkame peale. Mis me täna teeme? Täna hakkame grillima ja seda, et naised sauna oskavad kütta, seda teavad ka juba kõik, aga et naised ribi oskavad küpsetada, seda saame kohe tõestada, sest me paneme sa annad selle mulle? Ja me anname selle sulle. Täna hakkad sina kokkama ja tõestama, et naised ei oska ainult sauna kütta, vaid saavad ka ribi küpsetamisega väga hästi hakkama. Ma ei luba mitte midagi, sellepärast, et ribi grilli spetsialist ma ei ole, aga ennem veel tegelikult peaks ütlema selle käär, et aitäh Sellerile, kes siin ilusasti meid lubas oma hoovi. Kas sa päriselt usaldad minu kätte? Ja ma usaldan sind täielikult. Kuna meil on tegu sükse vahva peresaatega, siis oleme me mõelnud, et täna siit grillilt lähevad üle kõik väga peresõbralikud tooted. Ehk siis lastele oleme mõelnud toorvorstikeste näol, mille me ajame täna pulga otsa. Kusjuures lapsed saavad selles osas ka kindlasti kaasa aidata. Et huvitavam oleks lastel neid vorste pärast süüa, sest et me ju teame, et grillipeo ajal lapsi laua taha istuma saada. Tulge nüüd sööma on väga keeruline, aga kui sa teed neile sellised vahvad pulgavorstid, millega nad mööda aeda saavad ringi lipata, siis nagu lutsukomm, see maitseb palju paremini. Ja veel kui siis panna väikene vanaema kootud mahle topsi sisse, kaan peale, kõrs sisse, siis oleks nagu väikene kombo, eks. Ma arvan, et see on hea mõte. Et see on hea mõte, et need vorstikesed me vajame nüüd siia ilusti varda otsa ja paneme siis... Aga kaua nad peaksid umbes olema, mis sa arvad? Siin on nüüd see sisemine hääl, et grillimist retseptiraamatu järgi küpsetada 200 kraadi juures 20 minutit ei toimi, mitte kunagi. Et me peame just arvestama kõigega tuulesuunaga, kui äkiline meil see tuli siin all on ja kõike muud. Et kui ta ikkagi juba on mõnusalt jumekas, siis järelikult on asi klaar. Grillimise juures on see hästi oluline, et teda ei tohi oma pead jätta. Et siis tavaliselt juhtuvadki need asjad, mis ei tohiks juhtuda. Kõrvutame liha ära ja vorst läheb kõrbema ja nii edasi. Aga et seda juhtuks, siis peame me grilli panema seltskonnale lähemale, täpselt nii lähedale, et kõik need külajutud ja klats ja kõik see nagu kaotsi ei lähe ja sa ise siin grilli juures saaksid pühenduda, samas suhelda nendega, et siis ei juhtu ka sellist asja, et täna meil läheb siin... Ma vahepeal piilun. Ei, need on... See on veel natukene vähe võitu. Täna meil on niisugune teistsugune grill on oma looming siin. Jaa. Siis teeme veel täna vorstidest ühe vahva kombo. Keerame need vorstid mõnusalt rulli. Mis tähendab mõnusalt rulli? Vorsti lindi, et me ei lõika neid vorsti niimoodi tõk üksteise küljest lahti, vaid köidame nad ilusalt kokku, et me saaksime nad grilli peal ühe korraga pärast ümber pöörata. Mis see praegu nüüd panid? Ma panin nüüd siia ühe lavashi, täiesti tavaline, mitte lavashi või tortilla, tegelikult vahet ei ole, et on lõigatud nüüd täpselt selle kuldse grillvorsti laiuselt, grillime tema ka mõnusalt, pruuniks täpiliseks ära ja siis saame veel keerata ühe vorsti siia lavashi sisse, seome väikese murulaugu tutiga pealt kinni ja siis on meil lastele olemas. Et siis ribi küpsetamine jääb sinu kanda. 6 minutiga peaks ta valmis saama. See on eelküpsetatud ribi, mis on tegelikult juba valmis küpsetatud. Ehk siis peale seda, kui sa selle grilli peale oled pannud, võid rahulikult 2 minutit, 2,5 minutit ühelt poolt, 2,5 minutit teiselt poolt ja see ribi ongi valmis. Kui külalised tulevad, siis võid lihtsalt öelda, et olid kõva grillija. Et teed endal näo natukene tahmaseks ja nii ongi. Ma arvan, meil praegu siin on niimoodi asjad on kõik okei. Ma tean, et sul on midagi asjaliku ka veel öelda tegelikult. Jaa, Rannarootsil käivitub nimelt üks väikene kampaania Facebookis, kus siis tuleb tarbija poolt välja selgitada parim Rannarootsi lihatoode 2015. aastal, kus siis iga nädal kõikide vastajate vahel loositakse välja Rannarootsi tootekotid ja Augusti Bluesi passid ja peahinnaks on kogu sellel kampaanial, mis lõpeb meil juuli 12 vist oli see, 12 juuli, loositakse välja kõikide vahel reis 2
Türki. Vot. Nii et igal juhul tasub Rannarootsi Facebooki silma peal hoida. Mina, nagu näha, ma olen juba siin tööd teinud, eks ole, ja me mõtlesime veel, oota, me mõtlesime, kas ma pean pöörama seda? Võid pöörata, vaatame, mis nägu ta seal on. Oi, hakkab jumet võtma. Aga meie mõtlesime välja oma oksjoni. Nimelt see sama põll läheb meil laupäev perega Facebookis oksjonile. Nii et minge meie Facebooki lehele, siis hakka panustama. Nii et mis muud? Minu naiselik vaist ütleb, et ribid on valmis, ma ei tea. Ribi on väga valmis. Pane siia lõike laua peale, sest et juba on näha, et anna mulle need tangid. Juba on näha, et pondid on juba ilusti, näed sa, nii ilusti lahti, et sa näed, kui pehme see kõik on. Et rahulikult sugulased külla kutsuda, isegi sugulased külla kutsuda, sest et kõik ämmad. Ma arvan, isegi ämm ja vanaema saavad ka selle ribiga väga hästi hakkama, sellepärast, et see ribi on ikka tõesti väga ilusti valmis. Väikene on ikka leivapoolis. Kui meil nagunii siin tuli all on ja lavašipakk lahti sai lõigatud, siis... Ei no vaata seda, kes ütleks ei sellisele? Keegi ei oska. Ma ütlen ka, kuule, ühesõnaga, me oleme valmis, eks ju? Me oleme valmis, jah. Super, suur aitäh, meil on grillihooaeg nüüd avatud, aga enne veel ilmselgelt teie kõik tahate ju saada ka neid samu asju. Nimelt Rannarootsi on pannud terve koti teie välja erinevaid tooteid. Minge meie Facebooki laupäev perega ja seal te näete, mis tooted siin kotises on ja kuidas käib ka see Facebooki mäng. Aga super, suur aitäh ja ma loodan, et me kohtume veel ja siis juba teiste huvitavate nippidega, eks ju? Kindlasti näeme ja grillimiseni. Täpselt.